Kaua sõitsid rula? Ma olen sõitnud sellest ajast peale, kui ma olin 14, 33, 19 aastat. Kui palju näiteks praegu paned lauda alla mingi iga aasta või? Mul oli esimene, mul jäi Hiinas 1,5 aastat paus. Siis ma tõin laua, natuke jaurasin, siis lõpuks võtsin uuesti kätte, panin täiega, surfisin neid tänavaid. Aga praegu 1 aasta on paus olnud breigi pärast. Breik võttis üle, Aja üle, mitte see, et sa ei riski kukkuda? Jaa, ei, kusjuures pigem aja, et ma ennem ikka sõitsin ka, siis ma tegin lihtsalt neid asju, mis olid lukus ja lihvisin paremaks ja panin kogu aeg manuaali ja surfisin neid Kalamäe tänavaid, aga siis üks hetk, nagu tuleb talv, teed breiki, siis tuleb kevad teed edasi just seda ja siis ei pane enam seda rula alla ja saad aru, et oi, nüüd kui lähed ja jälle mitu kuud pausi olnud, et siis on variant, et ma kukun ja ma ei viitsi kukkudes, siis ma ei saa breikida ja nii et ikka läkski sinna. Right. Läks nagu ringiga ikka lõpuks sinna, et ei... Mul on sama case nagu nende trummide asjadega, et ma ei saa nagu rulaan siin samas on ju. Või isegi võtsin mingi uue gripi just peale, siis ma saan, et grip on veits vana, et tavai, teeks selle korda, see complete on tegelikult jumala hea. Aga pekki, mitte aeg ka, aga lihtsalt nagu ma ei saa hakata mingi 2 trepist mingit fake'i flippi tegema, kui ma maandun mingi näppudele, ma ei saa mingi tunde teha, ma ei tea. Eks ma tahan tõesti midagi minna ikkagi, aga õnneks tuleb talv vahele, siis ei saa minna. Okay. Kas sa teadsid, et seal Vabaduse väljakul see makett sellest uuest Vabaduse väljakust, kus seda oli tehtamas, oli väiksed rulatajad, olid seal maketi peal. Ehk siis võtta need suured pingid ja need suured ääred, seal on kõik mõeldud actually nagu arhitekti poolt. Ja. Et nagu mingi rula place. Oli või? Ja. Nii et päris kaua aega tagasi, enne kui see selline oli maketi peal need rulatajad siia pandud. Kui oli see uus disain tehtud, et selline see tuleb, see Vabaduse väljak, siis olid see, ma ei mäleta, kus see väljas on, aga ma vaatasin, et mida pekki, väiksed rulajõmmid on seal nagu ka ära märgitud. Väiksed nukukesed enam, väiksed. Ja ise ka seal slaidinud. Right, see üleval, kus ma ei teagi, ma ei mäleta, mis selle samba nimi on. Vabadussammas. Vabadussammas. Öeldagi Vabadussammas. Seal on sildid ja jutud, et ei tohi enne sõita, aga seal all, seal nagu vist... Ja seal pannakse täiega iga päev. Ma just nüüd ju sõidan sealt tööle kogu aeg. Right, yeah. Kõige libedam koht saab sellest olema, sellepärast, et eriti täna, kus esimene lumi tuli, siis tegelikult me võime eeldada, et maa oli tõenäoliselt nullis täna öösel ja see nulline maa võib olla iga hommik üllatus. Ja kui sa rattaga tuled nagu mina, kel väga meeldib sõita ja kasutab seda liiklusvahendina, siis see samune pind seal vabakal võib olla siuke reaalne jäätee, et nii kui ma sinna munakivi pealt sõidan, hops ratas lendab, nii et ma nagu kujutan seda juba ette, et see päev on väga lähedal. Et ma pean olema väga nii-öelda vigilant, väga valvas sellega. See ülevalt see kõige sirgem, see suure platsi libe, see plaat. Okay. Seal on reaalselt võimalus, et tekib 0,2 milline jääkiht ainult, mida sa ei näe. Ja nii kui oled kummidega peale, siis kohe ratas panevalt. Okay. Seda mingi tempo on peal täiega südad või? Jaa, mul üldjuhul see on ikka. Okay. Panen seda veits allapoole. Jah. Boom. Ja seda võib õnneks julgelt liigutada. Kangutusega pidi. Nii kuidas vaja. Tuus. Enne kui sa ütlesid digital nomad. Proovin lihtsalt meenutada. Kui ma olin Aasias, siis tekkisid sellised nagu kohad ka mingitel inimestel, kes soovisid head netti ja mingi stabiilset place'i, kus teha mingit tööd. On ju. Kas seal oli ka... Farang oli siis välismaalane, kes elab seal riigis. Nomad on kas just siis nagu rändur? Kuidas sa ütlesid, et oleks nagu definition? Kus see Farang oli nüüd? See oli ju Tais. Tais, ja ma kuulnud, et keegi on Farang, et ühesõnaga keegi välismaalane, kes tuli Taisse elama või ajutiselt või nii. Aga Nomad, kuidas sa defineerid seda? Nomad on rohkem lääne termin sellest, et kui digi- ja internetimaailma arenes ja inimesed said hakata lõpuks netis raha tegema rohkem ja rohkem, mis iganes võimalustega, need ainult kasvasid ja kasvavad, siis neil oli remote living, remote working ja äkitselt on neil ärid ja terve
terve elustiil ehitatud ümber selle, et ta elab, kus ta tahab ja tal raha tiksub. Ja ta reisib kuhu iganes ja ükskõik kus on internet, on tal võimalus kogu aeg teha tööd ja lihtsalt reisida seal paigas. Ja sealt kukkus terve see termin välja, et digitaalne nomaad, digitaalne rändur. Ja see on tipnenud muidugi nüüd sellega, et selle üle on väga palju satiirikat nii-öelda või sihukest huumorit ja irooniaid ja sarkasmi kujunenud ka, et kommuune, kes viskavad väga palju nalja selle üle, sellepärast et see on ju üks nendest industritest, mis on nagu see productivity teema või self-help, mis on natukene mingist otsast üle võlli läinud, et see on ka nagu ikka digimaailmas mingid asjad saavad selle laine, seal on pioneerid, kes on need asju küll teinud, aga siis lõpuks on sul, et sisuliselt iga tolvan võib seda teha, ja sinna tekib päris palju sihukest huvitavat sisu või sinna gruppidesse just Facebooki ja nii edasi ja ka blogisid, kus näiteks mingi diginomaad ei olegi päris diginomaad, ta on jumala broken ja suht fucked up tööd kuskil Tais, proovib crashida kuskil hotellides öösiti, et üldse kuskil magada saab, hommikul proovib pataid saada kätte lihtsalt, ja raha ei ole, aga ta vähemalt proovib mingit blogi rannida ja rääkida sellest, kui awesome diginomaad ja kuidas kõik peaksid tema mingit õpetust ostma. Yeah. No et siin on juba natuke selle scam industry ka juurde poogitud. Interesting. Jah, nii et diginomaad on saanud kindlasti väga palju huumorit viimasel mõnel aastal, et ma isegi kasutaks eriti seda väljendit enam nii palju nüüd. Kuidas sa ütleks? Ja no tegelikult päris ametlik oleks öelda, et ikkagi netiärimees vast, et tegelikult sul on, samas ei ole ka päris täpse õige, sest ei pea ärimees olema, et enam remotely töötada ja ka rahvusvaheliselt ja et kus elada, eks, et me teame juba, et need platvorme on nii palju, kus saab endal employereid, neid tööandjaid leida üle piiride ja seetõttu põhimõtteliselt händaldad oma maksud ära, kus iganes ja olgu see su oma riik, kuhu iganes see maks langeb, aga sina võid elada ükskõik kus, sinu tööandjad ei huvita, kus elad ja ongi kogu lugu, selles suhtes saad digitaalnomaad, sest sa kasutad ainult arvutit ja kommunikatsioon on paigas ja teed oma asjad ära ja kogu lugu, oled sa nüüd kas 40 tundi nädalas, 30 või poole kohaga või oled täielik freelancer, kes kogu aeg hässelib kuust kuusse. Et neid elustiil on palju, aga need on kindlasti laienemas veelgi enam ja eriti pärast koroonat, mis näitas, et juba nii ka kinnises asutuses, mis kunagi ei mõelnud, et ta võiks lasta inimestel kodus töötada, on see nüüd võimalik ja ma arvan, et see lükkab veel rohkem sinna digitaalnomaadluse poole selle maailma tegelikult, et lõpuks sa oled 2-3 kuud ära oma kodumaalt ja töötadki mujal, ütled, I'm digital nomad. Right, sa oled olnud niimoodi ka välismaal ja oled... Jaa, pärast Hiinat. Hiina ajal ma olin ikkagi lukus Hiinas töötamisega, sõltuvuses sellest raharinglusest seal aga minu maandumiskoht pärast Hiinat oli Tai 2017-18 ja siis ma olin kindlasti digital nomad, ma olin palgaline ja ma võin teha seda kus tahes. Aha. Näe, võtake, et tõesti põnev kindlasti Hiinast just rääkidega, on ju. Ma just mõtlesin, et kas sellele, kuidas seda selles mõttes nagu siduda või kronoloogia mõttes kas või, et Hiina tuli ennem ja siis hiljem sa said olla siis distantsilt seal, kus iganes sa soovid töötav dude. Okei, aga Hiina, mis kees seal Hiinaga on? Mis su suhe selles mõttes on, et kuidas sa avastasid, et üldse sinna võiks nagu sinna suunas vaadata ja millal see juhtus või? 2011 ütleme nii, ma sattusin ühe oma vana pere tuttava või lapsepõlve sõbrannaga rääkima, kes oli 14 aastat modell üle maailma ja oli maandunud Shanghais viimased 4. Ta oli maandunud sinna siis, kui Hiina oli tõusvas joones pärast viimast majanduskriisni pumpamas kogu oma reservrahad, mitte kogu, aga palju sisemajandusse ja tõsiselt alustas tornide ehitamist, ehk siis ka tegelikult sisemajanduse elavlamist ja neil tegelikult ei olnudki kriisi. See ei ole küll võib-olla niivõrd mainimisväärt, aga samas on see väärt sellepärast, et see raha, mida ta seal tegi, oli lihtsalt suht ebareaalne ja ma sain selle impressioni, selle mulje talt ja
ta ütles kuidagi, noh, me sattusime lihtsalt rääkima, nii, see on 2011 lõpp ja me sattume rääkima, ta oli seal 3,5 aastat olnud, ütleb, siin raha liigub. Mina ei tea mitte midagi Hiinast, välja arvatud see, et mis ma olin õppinud oma rahvusvaheliste politoloogia õpingutes Hiina majandusest ja sellest, et tegu on sisuliselt diktatuuriga. Right. Mis on päris huvitav, sest tegelikult kui sa sinna lõpuks lähed, sa näed, mis elu tegelikult on. Aga et ühesõnaga, see on kõik, mis ma tean, mitte midagi hiinlastest ei tea. Aga siis tuleb jutuks kuidagi ühesõnaga, et hei, et sa võiks ka proovida, tahad? Et sul on viimane aeg. Noh, ma olen 20, just sain värskelt 25. Proovida mida, et lähed kohale ja vaatad, mis saab või? Modell olla. Ja no minu jaoks täiesti avangard mõte siis, aga samas ei laida maha ja jätame selle asja õhku. Aeg läheb pisut mööda, võtame uuesti jutuks, mõtlen, no olgu, ma lähen käin seal test shootingul ära, mul pole aimugi, mis teha või mis poseerimine, midagi. Tehakse mingi asi valmis, mingid pildid tulevad, aeg jälle edasi, jõuame peaaegu 2012, mina lõpetasin oma selle militaarasendusteenistuse ära siin, sain tööle asuda ja sisuliselt töötada ainult 3 kuud, see idee veel istus terve see töö olemisaja, et äkki minna või et ma ei tea, ta pole veel praegu seda maininud, et ei tea, istub seal ja siis äkitselt ta ütleb, et hei, Hiinas üks agentuur on huvitatud. Tahad, ei taha. Teeme veel ühe test shootingu. Mul on, okei, no teeme veel siis. Tegime ühe veel. Tulid paremad pildid muidugi. Tead natuke, mis teha. Fotograaf oskab ka juhendada. Tulevad paremad pildid. Saadetakse sinna. Tema töötleb ära. Tema on proff niikuinii. Paneb nii-öelda raamatu kokku. Selle juurde võib ka veel tulla eraldi, kuidas saab täielikust algajast panna mingi raamatu kokku, müüa see hiinlasele pähe, et tegu on professionaalse lääne modelliga. See on sellest algab kõik, see on kõik algus, et noh, mul ei mahu see pähegi, sest ma siin küsin küsimusi, ta ütleb, et hiljem seletame ja siis lõpuks tuleb see aeg kätte, kus ta ütleb, et hei, et on vaja öelda jah või ei ja ma sebin sisuliselt, see on märts 2012, ma sebin ennast nii-öelda töölt vabaks, nad ütlevad, et jumal okei, mine sinna praktikale, kui tahad, keegi tead modelli olla, ma isegi julge öeldest. Mul on endal natuke nagu võib-olla veits piinlik, et on inimesi mitmes leeris maailmas, ühed arvavad, et see on jumala äge ja teised arvavad, et see on jumala mõistuseta selline pigem madal teema. Ma olin pigem seal, aga ma arvan, et see on õudselt baseerudes oma enda väärtustele, et mulle tekitas modelleerimine kunagi ei sümpatiseerinud, aga point siis, et oli minek. Tööl sa ütlesid mida, et ma lähen... Ütlesin mulle praktikale. Ja 3 kuuks Shanghaisse, ma isegi ei mäleta, mida ma ütlesin kindlasti midagi asjalikku. Et ma sain sealt ära, sest mul oli head müüginumbri, nad ütlesid, et ma võin tulla tagasi, et kõik on okei. Ja see jäigi muidugi sinna paika, ma ei tulnudki tagasi, et ma... Läksin siis praktikale ja tegelikult lõpuks ma jõuangi 5. aprill 2012 Shanghaisse. Ja mitte midagi ei oska arvata. Ma kindlasti valasin oma sõbranna küsimustega üle siin, et igast detaili, mille peale ma tulin, et üldse küsida, et kui sketši see võib olla, aga ma tegelikult ikkagi usaldasin seda, sest ma tean teda lapsest saati. Ja ta ütles, et tubli oled, et küsid, tark inimene peabki küsima, aga ta ei suutnud seda mulle anda edasi tegelikult, mis seal nagu olema hakkab. Lennujaamas sildiga rõmsalt vastas ka või? Jah, see on natuke hägune, et kas ta oli ikka vastas, jah. Ühesõnaga sa tundsid, et sul mingi stabiilsus ja turvalisus on, et keegi on siin, kes teab midagi rohkem kui sina. Täpselt. Ta tuli vastu, tõsi, ma ei sõitnud linna ise, et ta ikkagi, see oli see aeg, kus ei olnud minu meelest Shanghai lennujaamas kindlasti oli inglise keeles midagi, aga no ülejäänud lennujaamades välja arvatud Peking, Shanghai kindlasti silti inglise keeles ei olnud ja siis eks ütleme, et ma kirjutasin oma pika blogipostituse sellest, mis on avalikustamata sellest esimesest 5 päevast Shanghais, et mis see esimene sensatsioon oli sinna jõudes, et mida ma märkasin ja et niisugune eraldi 1200 sõna. Aga siis ja sa siis said nagu seda tööst poolt seal ka proovida ja siis kauaks sa jäid sinna?
esimese rapsuga panin 3 kuud, siis tulin kuuks ajaks tagasi, siis läksin tagasi. Kaua see trip üldse kestab? 8,5 tundi. On siis nüüd mingisugusest Euroopa suurlinnast? Helsingist. Okay. Helsingist Finnairiga sõidad Chongqingi, mis on meie kõrvalprovints, sealt paned Chengdusse 2 tundi kiirrongiga. Nüüd ma juba seletasin natuke olles ajast ees, et kui Finnairi see liin loodi, just oligi juba 2013 midagi, aga mina panin ju algul Shanghaisse, siis ma panin läbi Moskva ja Moskvas oli väga äge 11-tunnine overlay. Wow. Ja Moskvas ei ole äge overlay, sellepärast et see on lihtsalt hirmkallis ja seal ei ole midagi teha. Aga jah, et see oli mu esimene siis trip oli läbi Moskva niimoodi Shanghaisse. Nüüd muidugi Finnairiga saab Shanghaisse juba sisuliselt 9,5. Et suht easy, et tund Chengduule otsa arvestades, et Chengdu ja Shanghai vahel on ka 2,5. Ja jah, et pärast oli need käigud olid kõik läbi Chongqingi ja Helsingi. Jah, ei mingit Shanghaid enam. Miks sa korraks tagasi tulid kuuks? Sellega on äge story, sisuliselt mind visati agentuurist välja ja siis saadeti koju. Las ma pakun, öeldi photoshootile, et võtta särk ära ja sa saad aru, et võtta püksid ära? Ei, kusjuures huvitav, mitte lähedal päris, aga ma lihtsalt ükskord tegin pulli seal ühes castingul. Lihtsalt võib-olla pärast piduna pea või midagi, aga lihtsalt tegin natuke sellist, võib-olla natuke marki sellele agendile. Ja mitte midagi isiklikku talle, ma arvan, tema tundis piinlikkust ise lihtsalt, aga mina nagu esinesin veidike selle kliendi ees ja siis, aga samas pandi seal igast muud story'd ka kõik patta ära, et mind nii-öelda lahti lasta ja siis mind saadeti koju, jah. Aga kui sa tulid koju, mis pani sind tagasi minema? Ma olin juba plaanid teinud. Tegelikult olid plaanid juba peal, et see koju saatmine oli plaaniväline, et agentuuri boss helistab Shanghaist, ütleb, et sa lähed koju ja homme kohe, et mingi täna paki asjad. Aga see oli ootamatus, aga plaan oli mul paigas ja ma teadsin juba niikuinii, et ma jään sinna ja et ma tulen tagasi või et ma poleks pidanud üldse äragi käima, ütleme nii. Aga okei. No võt, ma ei ole linnas käinud. Mul on läbi paari allika tõenäoliselt peamiselt mingit umbes pilti, et mis seal umbes üldse olla võib. Vahest kuuled mingisugused väiksed paite siit sealt, et mingi siuke värk toimub, et kuidagi väga represseeritud ja nii edasi. Aga ja hästi huvitav, ma selgitan ka millal, kuidas ma nagu, mis ma nagu kujutan sellest asjast ette, aga enne, mis pani sind tagasi, mis sa tahtsid siis teha, mis sa vaatasid, et siia ma tulen tagasi, mul on, mis plaanid siis? Ja et siis mis motiveeris üldse, jah? Mis selle plaani tekitas? Oli sisuliselt ikka üks asi viib teisene nagu elus, et lähed sinna, oled natukene outgoing ise, nii-öelda siis inimene, kes suhtleb ja käib ringi ja saab väga kiiresti teada nädala aja jooksul, et siin on võimalus teha head raha. Ja saab sama kiiresti teada jälle, et järgneva nädalaga on ju, et agentuuri all ei pea olema. Ja nii edasi saab kiiresti teada, et modelleerimisega ei pea tegelema. Et sihukest elustiil üldse ei pea. Ja siis kõik need faktorid kokku selle 2,5 kuuga, mis ma olin äkitselt, mul oli tuttuse, et ma teadsin, mida edasi teha siin ja elu ise tundus nii põnev, et lihtsalt täiesti niivõrd avangard, nii teistmoodi, terve maailm on koos sisuliselt igalt kontinendilt. Ja siis ja see 2 kuud oli ainult väike mekk sellest kõigest, et ma olin algul lihtsalt niivõrd vaimustusest, sellest suurusest, massiivsust, linnatuled, see suvi, see elu 24 tundi sisuliselt ja siis ma leidsin, et see modellielu jääb jalgu, et ma lõpetan selle ära agentuuriga, et ma teen oma asja edasi. Ja ma leian siin variandid kõik ja siis oligi, et kui mind saadeti koju, ma leidsin kohe kuuks ajaks lihtsalt abitöö, et natukenegi teha raha,
natukenegi kuu aega. Kohe ostsin piletile, kohe sain viisa, kohe läksin tagasi ja mind ootas seal juba järgmine inimene, kes võttis mu vastu, kes annab mulle sisuliselt nädal aega lihtsalt enda pool viibimist, et ma uue töökohaga saan juba kohe korteri ka, väga-väga kiiresti käivad asjad. Mis tööd sa siis tegid seal edasi või? Jaa, no sisuliselt ma olin lasteaia töötaja 2 kuud rikaste lasteajas, kus hiinlasele ikkagi üle 10 000 euri aasta lapse eest on päris palju keskmisele, kui mitte täiesti overkill ja nemad on kõik pururikkurid ja neile jälle võib-olla ei olegi see nii palju, aga see oli eralasteaed ja see oli Chong Xing-Ling, kes on üks väga kuulus mingi poliitiline naine, kelle järgi see kõik nimetati. Ausalt ei mäleta enam täpselt tausta, aga ta on väga prominentne inimene ja tema lasteaia kett loodi ja meil oli üks esimesi siis, mis laienes hoopis Chengduust Pekingisse ja mujale, mis oli väga-väga hea tegelikult. Ja meil oli täitsa okei palk, et 2 kuud suutsin seal olla ja siis kohe arenes asi edasi. Ma läksin kohe juba teistesse valdkondesse kiiresti või vähemalt ütleme, et ma olin õpetamise alal, aga ma leidsin kohe uued võimalused, juba veel parema veel paremad konditsioonid ja veel parem palk. Ja nii ta läks jah. Siin ma soojendasin asja ülesse. Et ma sain kontaktid sealt varasemalt. Nii kui Eestisse tulin, kohe kontakteerusin, tegin intervjuud ära, kohe tööl. Kohe paberid korras, kohe viisakutsed, kuu ajaga kõik korras, minek. Kuidas see viisaga üldse seal on? Ainult siis, ilmselgelt on tõenäoliselt mingi case, kui sul on töö, siis on sul teised viisad kohe kui turistil on ju. Kuidas seal on seal viisaga? Viisaga on seal niimoodi, et ametlikult on karm ja reaalsus on see, et raha ostab kõik. Okay. Kõlab nagu CCP. ja, et on viisaagentuurid ja on hinnad. Ja ongi kõik. Ja hinnad muutuvad vastavalt sellele, kui keeruline on nii-öelda ümber vingerdada nende seaduste, sest sellises riigis nagu Hiina, mis ei ole otseselt õigusriik siiski veel meie terminite järgi, vahepeal jäi vaikseks korra. Kõik on okei. On või? Joo. Okei, mulle jäi siin vaikseks, okei. Ühesõnaga, et mis seal on nagu siuke lugu, et ta lõpuks läks siis kallimaks, aga kogu aeg said oma viisat kätte. Olgu ta äri, töö, tudeng, miskit veel, 5-6 erinevat. Nii et maxed out, mis sa võid siis olla muretult niimoodi, et sa ei pea mingit immigration office'it külastama pool aastat või? Ja aasta ei pea üldse mõtlema selle peale seda oma asju teha? Jaa, ongi nii aasta. Täpselt nii, jaa, 12 kuud oli väga standard, mille vahel pidid käima 1 korra väljas värskendamas. Siuksed huvitavad reeglid on Aasia riikidega. Et siis oli jälle siuke mõnus reis ja äge on see, et sa võisid neid reise võtta, kui sa olid äriviisa peal ja sa ei olnud tööviisa peal ja seal on mõju põhjus, miks, sest tööviisaga oli tegelikult see, et see tööandja omas sind sisuliselt. Aga siis sa oled legitiimne, kui sa oled äriviisaks, sa teed nagu äri, aga tegelikult sa ei tohi tööd teha, aga siis tegelikult enamus on äriviisadega, teevad illegaalset tööd, aga see ongi süsteem, eks, et see on nagu avalik saladus. Ja siis äriviisaga on siuke lugu, et keegi oma siin nii-öelda ja sa lihtsalt käid väljas ja sa ütled lihtsalt, millal sa lähed. See on nagu mõodi, et sul on töö ja sa ei võta mingit puhkust, mis ütled, ma pean minema 2 nädala pärast Taisse, kõik. Ja siis ütled, mul on 2 nädalat ära, neil on mingi okei. Ja siis sind ei ole, nad ruttu teevad kõik asjad ümber, nad ei saa mitte midagi teha ilma sinuta. Rääkides siis siit kohalt pidades silmas neid, seda ingliskeele või muu haridus sellist valdkonda, kus üldse välismaalased nagu mina kõrgharidusega siis õpetasid üldse midagi. Nii et. Ja mida rohkem sa olid, seda rohkem nagu meeldis ja sulle kõik sobis? Iga aasta oli sisuliselt nagu uus missioon. Et ma mäletan ka seda, kuidas ma iga aasta alguses või iga aasta lõpuks olin avastanud midagi uut, millega ma põhjendasin ise endale, et jääda sinna veel 9 aastaks.
nii et vaata, people love stories ja kui sa mõtled selle story endale välja, siis saad igast asju teha. Tagantjärgi nagu hea meel, et sa jäid. Tagantjärgi on hea meel ja hea meel on see, et jälle kuidagi mulle meeldib sõna optimeerimine, et ma optimeerisin kuidagi selle aja nii ära, et mul oli tõesti aeg ära tulla pärast 5,5 aastat. Wow, 5,5 aastat. Ja ma mäletan, kuidas ma 2. aasta lõpus mõtlesin, et ma ei suuda enam. Et see on jumala ajuvaba. Okay. Ja siis ma olen veel 3 otsa. Et kuidas? Ütlesid sa, et 2 aastat oli kõige pikem suts ilma Eestisse tulekuta või oli see veel pikk 2? Okay, wow. Ühe korra 2 ja see oli 2014-15. Shanghai ainult või? Ei, kus juures, et Shanghaist see esimesed 5 päeva Shanghais, et kui selle juurde tagasi tulla, et seal oli see kerge koolitus mind selleks, mis minuga hakkab edasi juhtuma Chengdu's, teises linnas ja siis Shanghaist ma lendasingi, enam ma Shanghaisse tagasi sisult ei tulnud kui ainult turistina korra, et minu elu möödus Chengdu's ja võib-olla nüüd ongi aeg, kus rääkida, et mis see Chengdu on, et Chengdu on sisuliselt palju öelda, ta on Tiibeti, geograafiliselt Tiibeti platoo külje all, 2 tundi sealt lääne poole minnes tõused sa juba 900 peal 3000 meetrini, ehk siis see samune 2 tundi lähed niimoodi üles ja siis see samune nõlm, nii kuidas üles lähed, hakkab juba kohe Tiibeti kultuur, aga see on veel Hiina ala, nii. Siis ta ise asub Orus, ta on väga majanduslikult väga strateegiline koht, kuna tal on väga palju auto, igast muid industry'd ümber, kõik meie retailid ja mega palju luksusbrände ja nii edasi ja see on sisuliselt siis Lääne-Hiina pealinn. Seal on linnas sees 8 miljonit, ümberkaudsega 14,5, see kasvas kogu aeg iga aasta, kui ma seal olin. Sinna tuldi üle Hiina kokku, sealt tuldi mitte ainult meie nii-öelda maakohad või ümberkaudsed või Kesk-Hiinas, sealt tundi juba nii, et Pekingist ja Shanghaist tulevad juba poshid inimesed ka kohale, sest nad kuulevad, et Chengdu'st on saanud mingi Hiina Berliin või Amsterdam nii-öelda. Panimegi sellele nimeks Chengdustam, sellepärast, et tegu oli väga ägeda nightlife'iga nii-öelda, ööelu seal kõva ja seal oli väga palju muusikat ja väga palju kunsti ja väga avameelsed inimesed, väga kenad naised, väga hea söök, hea kliima ja head hinnad, piisavalt head palgad, et väga head elu elada, nende hindadega siis see suhe. Ja siis siin oli väga lihtne jääda ja ühtlasi ka, kui niigi öelda, et kui see kohalik kultuur, milline ta on, et sellest võib tükk aega rääkida, aga ta sisuliselt ajalooliselt on Chengdu või Sichuani provintsi inimesed, see on siis Sichuani provints, seal elab 80 miljonit inimest, sama suur kui Saksamaa. Nad on ajalooliselt öelnud, et Peking asub kaugel, et sest neil oli mingi oma täpne selline öeldis, et umbes, et vahet ei ole, mis seal toimub, Peking asub kaugel. Ehk siis, et Chengdu on alati ja Sichuan oma elu elanud oma reeglite järgi. Wow, nii põnev, täiega põnev. Kas Chengdu on sama või rahvusvahelise nagu seltskonnaga linn nagu mõned kuulsamad nimed linnade osas Hiinas või on seal vähem sükst rahvusvahelisust, et sa tundsid et sa oled nagu, on palju rahvusvahelist seltskonda su ümber või sa olid süke nagu tundsid ennast, et mitte lost, aga nagu, et nad paistsid välja rohkem või? Lost tunned niikuinii pärast paari aastat, aga on rahvusvaheline, on tõesti ja lihtsalt jääb Pekingile, Shanghaile alla ja jääb alla Guangzhoule ka. Aga nii, isegi kui ma sinna läksin ja isegi kui esimene aasta tehakse veel pilte tänaval, et mingi välismaalane, teeme pilte, oi kui handsome või midagi, et siis see kõik küll muutus 5 aastaga, sellist reageerimist enam ei olnud, aga kokkuvõttes oli ikkagi aastast 2010 juba seal piisavalt palju välismaalased tunda, et see on koht, kuhu jääda, et üle maailma, Ameerika, kõik Lõuna-Ameerika riigid, tohutult Aafrikast, Euroopa, Vene, Jaapan, Koread, Austraalia, Tai, Filipiinid, India, jah, et Singapur
ja Lähis-Ida vähe, pean mainima, et vist väga vaevaliselt suudan meenutada, et keegi üldse Lähis-Ida riikidest oli Hiinas, jah. Okay. Vähemalt Chengdus. Kas sa Singapuris oled käinud? Singapuris jäi vahele. Okay. Ma ei ole seal ka käinud. Ja, jube lihtne minna, aga jäi vahele. Palju tuttavate käidisid, et huvitav oleks, et kuidas nad nagu seda muidu võrdlevad. Aga kuidas selle keelega on? Sa oled seal päris pikalt juba, võtsid sa ette mingisuguse mandariini suuruse mingi asja ka või kuidas selle keelega on? Võtsin ikka, jah. Esialgu ma lõpuks sain selle peamise nii-öelda hariduse 4 kuuga Taiwanis 2016, kus ma trillisin, sisuliselt puurisin endale pähe neid traditsioonilisi hieroglüüfe, karaktereid. Neil on rohkem stroke, ehk siis rohkem triipe, mida tõmmata, jooni. Nii. Seal see oli hea, sellepärast, et Taiwan oskas õpetada välismaalas, neil on ameeriklastega kogemust juba pool sajandit erinevalt teistest. Sisuliselt Hiinal ei ole. Hiina oli suletud riik. Aga mis Hiinas oli? Tead, Hiinas on siis siuke lugu, et koolis ei käinud, teed tööd, ei ole päris tudeng, jah, osad õpivad seal. Said aru kiiresti, et seda tänavalt üles ei piki. Põlve peal proovid teha nii-öelda nende dictionary sõnaraamatutega proovid teha iseseisvat tööd, kogu aeg langeb välja see variant. Ja ühtlasi väga kiiresti, ehk siis aastaga said aru, et isegi kui ma läheks ülikooli, mida mu sõbranna, üks eestlane, kes minuga seal kogu selle peamise oli, tema tegi seda. Ta tegelikult mästerdas ära sisuliselt kesktaseme. See oli väga-väga suur eelis talle. See on mitte nagu mina, kes on nagu imik, kes ringi paneb ja oska lugeda ja rääkida, aga point on see, et kui sa lähed ülikooli, siis seal on nii palju dialekte, eks, ja sa õpid mandariini ja mandariin on siis see kokku lepitud optimaalne keel. Optimeeritud keel 30. 20. niimoodi ja see on sisuliselt kõige rohkem siis Pekingi influentsiga, mõjutusega. Aga seda õpetatakse nüüd üle Hiina, et ühtlustada, aga kokkuvõttes tänaval räägib tavaline nii-öelda talumees teistmoodi või siis tavaline linnainimene. Ja sa tuled koolist välja ja sa ei saa mitte midagi aru, mis ta räägib. Mitte midagi, see on tonaalne keel, seal ainult loevad toonid ja mitte sõnad nii väga, et meil on hästi kiire võrdlus kõikidele, et 15 400 silpi oli vist inglise keeles ja hiina keeles on 400 millegagi, ehk siis seal loeb ainult see toon, seal ei loe see tähtedega tehtud sukene ladinakeelne selline silpeks, et seal on, kõik on ja siis kõik oleneb, et kas see on see kõik 4 tooni ümber ja siis mis tooniga sa sellest räägid ja mis järjekorras need lähevad, et siis sellest tekib see kontekst ja siis seda nad kuulevad. Ja kui sa paned selle mööda, siis ta lihtsalt ei saa aru, aga kui sellel otsa nad veel miksivad need toonid ära vastavalt oma dialektile ja sa õpid koolis ühte varianti ja sa niigi proovid meeles hoida, mida üldse rääkida ja siis sa tuled oma välismaa aktsendiga, pursid seal midagi ja tal on mingi šma. Miks nad miksiks seda? Sest nad on eri piirkondis elanud? Jaa, ongi nii, surrik. See kõik on aastatuhandeid lihtsalt ka saanud oma stiili eri nurkades ja lisaks on neil veel 56 vähemusrahvust oma keelega. Kui näiteks keegi Chengdust läheb suvalises suunas 2000 kilti linnast välja, ta ei pruugi aru seda, mida põllumees räägib või? Kus juures kohalik linnainimene? Jah, et linnainimene läheb täiesti prosta maa kohta. Jaa, kus juures oli küll case, jah. Et ta ütleb, et ta ei saanud päris täpselt kõigest aru. Aga neil on nii palju seda ühtlustamist, et ta lihtsalt
olla siinlane, see nagu aimab kontekstist, mida inimene räägib, aga lihtsalt, et need toonid vahetuvad ära ja teatud sõnad on ka vahel teistmoodi siiski. Et siis ta ütleb, et ma päris täpselt ei saanud aru. Ja siis ta teeb lihtsalt, nagu nad teevad niimoodi, et ma sain aru, aga tegelikult nad ei saa aru. Nad teevad sulle ka niimoodi kogu aeg. Tegelikult ei ole mitte midagi aru, mis sa rääkisid. Wow. Ja niimoodi sa ei saa seda feedback loopi ka, seda tagasiside ringi, et kas sa tegelikult räägid hästi. Sest nii Hiina õpetaja kui hiinlane ise teeb sulle kogu aeg mingi, sa räägid jumala head hiina keelt ja tegelikult sa räägid jumala halvasti. see on siuke, kas öelda nagu aasialik viisakus või? Minu meelest Aasias üldse nad on siuksed nagu, ei, kõik on okei. Ta ei pruugi muffigi aru saada, mis see kõik on zen. Zen selles suhtes, et sa ei tohi konfronti ei tohi olla, eks siis vastandumist või sellist konfrontatsiooni, eks, et sa ei tekita konflikti, sa ei lase teisel häbi tunda, et eks siis inglise keeles see väljend, et lose face, et sa ei tekita teisel seda tunnet ja kui sa oled sündinud selles kultuuriruumi, kus nii lihtsalt ongi, et sa ei tekita seda ei issile ega emmele ega vanaisale ega onul ega nõbul, et sa jumala eest ei tee seda ka võõrele, seda eriti on välismaalase, kes niigi üritab purssida, siis on mitte midagi aru, aga ta ütleb, et sa räägid väga hästi ja kogu lugu nagu. Selles kontekstis ma lihtsalt proovin ette kujutada, milline võib tunduda nagu mingisugune läänemaailma mingisugune tegelane mingisugusele süksele Aasia inimesele, kes me just kirjeldasime, ehk et vist nagu väga ülbäki või. No süke, et mingi asi ei sobi kohe nagu, miks see siin on või kohe mingi issue on ja kui seal nagu välditaks sükest asja. See on väga hea jälle topik, et see Hiina kasvatas selle koha pealt ja asiaadid üldse, et kui sa nagu nendega koos elad, et nad tegelikult õpetavad sulle seda alalhoidlikkust ja patience'i ja kannatlikkust ja ikkagi piisavalt palju üksteise mõistmist. Kui üldse, võib-olla nad isegi, kui nad ei mõista, siis nad vähemalt proovivad aksepteerida asju täpselt nii, nagu nad on. Okei, asjad on sitad, aga aksepteeri või et sulle ei meeldi, aga pole hullu, et lihtsalt edasi või et see on siiamaani mõistatus, mis on, et seda teevad, aga tulles selle juurde tagasi, et kuidas me nagu lihtsalt kogu aeg lahendame probleeme, et kohe käigu pealt, välgult, koha peal, otse näkku, olles ausad, jumala eest, aususel ei ole mitte mingit kohta Hiinas. Ausus on hoopis teise tõlgenduse ja mõistega Hiinas. Et me oleme sellest rääkinud nendega, me oleme sellest rääkinud omavahel inimestega, kes on seda kõike uurinud, välismaalased. Küll nad on ise rääkinud sellest hiina keeles hiinlastega, mina olen sellest rääkinud inglise keeles oma täiskasvanust õpilastega. Nad ei mõista ausust samamoodi ja meie oleme väga konfliktsed nende jaoks. Me oleme pirtsakad, võimukad, demanding, nõudvad ja seda eriti ja siis veel omavahel öeldes, et meie veel siit läänekultuurist, et me oleme sellised alahoidlikud eestlased veits, et me võime ka näidata välja või et kui ma olen veits temperamentsem keskmisest, et ma siis võin seal vahepeal näidata välja oma mingeid nõudmise tujusid on ja kui midagi on täiesti kardinaalselt teistmoodi läinud, kui mulle lubati või räägiti, aga mida teevad venelased või ukrainlased seal, et see oli ikka ulme, et nad tegid selliseid skandaale meil seal modellipidud, mitte pidudel, töö ajal, igasugused need show'd, et isver, kuidas nad on täielikud primadonnad ja ka mehed, nad võivad teha reaalselt sääsest elevandi. Nad toovad selle nii näkku sellele agendile või kliendile, kui vähegi saab. Ja see on nagu siuke asi, et meil ei ole nagu seda mingit võim, me oleme nagu siuksed võrdsed ka kinda, et meil ei ole seda võimu hierarhia tunnetust, et seal ei ole sellist varianti, et agendi poolt palgatud keegi nagu alla inimene läheb otse kliendi juurde, ütleb kliendile midagi näkku. See on nagu võimatu case, aga jumala eest meie teeme seda, eks. Ja kliendile jaoks on kohe see, et tegelikult agent saab pärast selle eest, sest ta ei ütle otse jälle meile midagi. Otse ei tohi midagi teha, kõik jääb ümber nurga. Aga mis on näiteks nagu Eestis Jaan Hiinas üks tavaline tüüpiline torrent nimi? Mis on üks nimi, ütleme? Jaan või nimi, oi. Anything. Ausõna.
seal on neid variante nii palju, et niisugused levinumad nime mul kas ei ole meeles või ma isegi ei suutnud terve selle ajaga märgata, sest seal on lihtsalt kõik need sõnad, mingid mi, chang, yu, li, fang, mis iganes sõna. Ja neid sõnu reaalselt, ehk siis neid silpe ongi 400 pluss, sellest me räägimegi, ja siis inglise keeles on 15 000 millegagi, eks. Okay. Nii, et need kõik on kasutusel, sellepärast et nimi tähendab midagi. Nimega antakse inimesel eluks kaasa mingisugune deeper meaning, mingi sügav tähenduslik asi, et a la hea paralleel on lihtsalt meile juba lapsest saati mingisugustest indiaani filmidest tuntud, et ma ei tea, magav karu või suitsetav keegi kotkas. Et noh, et tegelikult neil on nagu sama. Neil on tegelikult suht sama case. Okay. So näiteks, et kui ütleme on keegi Lee, kas sul tekkis siis ka sükest asja, et Lee on telefon otsas sul ja ütleb, et sa ütled, et jah, 4 näeme, siis on ja ta ütleb, et ja, on ju. Sa lähed kohale ja teda ei ole veel 2 tundi nagu seal näiteks on, et kas sul oli niimoodi, et, nagu, et sa said aru, et see võib-olla ka siis siin juba liigne viisakus on, et muidugi sain aru ja muidugi näeme ja kohe näeme on ju, et ta ei saanud tegelikult aru, mis kokkulepe oli. Kas sul tekkis ka mingi moment niisuguseid nagu asju või et nagu, et kuule, et see on too much, et nagu see lihtsalt niimoodi ei saa jätkuda või õnneks või nagu sul läks nagu hästi ja ei olnud sükest nagu kokkuvuudet palju, et inimesed lihtsalt viisakusest nõustusid ja tegelikult olid arusaamatused, mis viisid mingisuguse aja raiskamiseni või? Ja, muide hea oleks konkreetseid näite meelde tuletada, aga need oli ilmselgelt tohutul hulgal, sest seal see samune mitte ausalt rääkimine, ehk siis ainult väiksele probleemile otsa vaatamine, mis on tol hetkel, kas või see, et ma ütleks sulle hetkel, et hei, ma pean minema vetsu. Ütleme, et see on probleem, on ju, ütleme, et siin ei ole vetsu ja siis sa võiksid hakata muga lääninimese moodi lahendama kohe ära, et kuhu ma võiks minna, et ma saaks vetsu minna, eks. Nii, aga seal on niimoodi, et ta ignob seda lihtsalt või ta ütleb sulle midagi, et kohe tuuakse siia üks kabiin. Ja siis seal saab olema vets ja siis sa tead, et seal saab olema ja siis ütleme, ma toon sul, see on niisugune ebareaalne näide veits, aga siis mina tean nüüd, sa ütled mulle, et siia tuuakse kohe kabiin ja ma tean, et okei, ma saan varsti minna vetsu, kabiin tuuakse, aga ta mõtles selle kõik välja. Ta ei saanud sulle öelda, et siin ei ole, et sa ei saa minna. Seda mõtlengi. Ja seda oli hästi palju mikrolevelil. Kas hakkasid nagu tabama ka suhtlemisel, et suhtled inimesega, saad aru, et ta nagu noogutab ja jaatab ja sa saad aru, et näed, ei, siit ei tule tegelikult. Ja, meil oli tohutult, tuleb, no väga hea näide on vast see siis, et no jälle üks modellitöö, sest see on lihtsalt ulme, mida läbi selle nägi, et olla modell Hiinas 4 aastat, et viimane aasta ma ei olnud. Või üldse DJ ka, et tegelikult, et reisida ringi reaalselt küladesse, et kus sind tellitakse rahaga, inimesed tellivad sind, seda teenust läheb vaja, seal on reaalne väärtus seal ja sina modelli või DJ-na või mingi muud, kas või sina trummarina, Isver, milline löök oleks, on ju. Džembega või hangdrummiga, võib-olla isegi mitte lihtsalt trummidega, vaid just sellega, et sa teed sooloka. Reisid ringi, siis sa näed seda organisatoorset poolt ja sa lähed kohta, sa ei lähe sinna turistina, sa lähed reaalselt kuskile udupilve sisse, bambuu kuradi mästikesse, kuskil mingi küla, 1 miljon inimest on, oled seal ja siis teed selle esinuse. Siis sa näed, mida see tõeline hiinlane teeb. Ja siis üks hea näide, mille juurde me peaks tagasi tulema, oli näiteks, et kell 4 öösel saame kokku öeldakse, et kindlalt kell 4 peab minema. Me läheme Chongqingi linna. Me vaatame, et Chongqingi sõidab 3,5 tundi autoga, et miks me nii vara lähme. Mida iganes, saame kõik kokku, kõik jumal unised, maganud ei ole. Siis pannakse meid ühte autosse. Niimoodi, et üks modell on rohkem, pluss üks agent on ka rohkem nagu reaalselt, et mingi pressitakse meid autosse. Öeldakse, et me vahetame auto ära varsti, me ei vahetanud autot ära. Siis öeldakse meile, et me läheme Chongqingi linna, siis me sõidame, jõuame linna lõpuks. Tegelikult me ei läinud, me lähme provintsi, samanimelise provintsi nurka ülesse, linnast veel 5 tundi. Me lõpuks tegelikult sõitsime sinna 9,5 tundi. Ja iga kord selle aja jooksul ütleb ta, et me oleme kohe kohal
kohe kohal ja mitte kordagi ta ütle, millal tegelikult kohal või mis üldse tööl saama. Ja tegelikult sellest päevast sai suht õudus, sellepärast, et ta valetas meile veel töökohta ka otsa, kuni ja ta see oli näost näha lihtsalt, aga ma ei tea, mis tal peas võis toimuda, seda on raske lugeda. See on ehe näide, kuidas vale kogu aeg lõpuni välja, ainult valetab niimoodi, et see agent, kes pidi meiega suhtlemist, oskas natukenegi inglise keelt, oli ise raevust puhkamas, mis on ka nii-öelda ennekuulmatu, et keegi, kes võetakse abilisena, sest ta on ju abiline, see tähendab kohe ränk alla poole, vaata, staatus alla, suudab minna näost punaseks ja hakkab lõpuks karjuma ja ta riskib oma tööga. No riskib sellega, et ta ei saa pärast raha või riskib üldse, et näiteks sellega, et see agent, kelle kaudu kõik need tööd käisid, et kui tema olles abiline, et ta lihtsalt ei saa ühtegi otsa enam pärast, et ta ei räägi taga rohkem. Nagu mitte kunagi ei räägi. See oli loose face. Aga ma ei tea, mis nende omavahel sai, aga fakt oli see, et me nägime, et see naisterahvas oli ka, sai valetatud nii-öelda. Ka talle sai luisatud. Wow. Ja neid siis, neid mikrolevelil case oli tohutul hulgal 5 aastat järjest ja kuna neid juhtub nii palju iga nädal, oleneb palju sa töödel käib ja palju sa pead nagu reaalselt töötama koos hiinlastega ja seda eriti kuskil oma tsoonist väljas, mis on oma linnast, lähed jälle välja kuskil et siis nagu su kannatus pannakse proovile, nagu ma ütlesin, et pannaksegi Aasias ja siis pannakse ka kõik muu, et sa näed, et sa unustad vist isegi ära, et mismoodi üldse õigesti asju võetakse. Kas sellest sai lõpuks nagu siis nii siiber ka, et võtsid midagi muud ette või läksid Taisse, sa ütlesid edasi või ajapikku. Läksid sa nagu korraks Taisse või sa mõtlesidki, et nüüd on siin kõik, tavai, et aeg on edasi liikuda sellest Hiinast siit? Ei läinudki korra, ma muidugi reisisin ümber naaberriikides iga aasta, 2 korda vähemalt, 2-3, aga Hiinasse ma leidsin kogu aeg põhjuse jääda, sest ma kogu aeg sain uue töökoha ja siis muidugi teine asi oli see, et sõbrad, rahvusvaheline seltskond, ringkond, uskumatu kommuun oli kindlasti see tõeline magnet, mis hoidis seal, et väga raske oli sellele öelda üks hetk ei ja ma lähen koju, et pigem oli nii, et Hiinas proovisid kogu aeg leida põhjuse ikkagi olla ja võib-olla hakata lõpuks mõtlema pikemas perspektiivis, et kas on võimalik mingi äri teha, kas mul on võimalus leida mingi tõeline töökoht ja muide, seda ma tegingi 2015, 3 aastat hiljem, 2015 novembriks olin ma leidnud uue töökoha läbi ühe agendi, üks saksa agent aitas mulle otsides, ta tegeles välismaalaste tööle sebimisega nii-öelda, täitsa legitiimne värk, väga tore saksa tüüp väikse firmaga seal ja ta sai mulle Shenzheni. Shenzhen on siis see tech hub, tehnopol Hongkongi piiri ääres ja all lõunas, see on džungel juba. Džungel ja mäed ja kõige rohkem päikest, väga suur linn, 15 miljonit. Külari kalust reaalselt ehitati see 70-ndatel aastal 35 000 inimest. Wow. 40 aastaga ehitati 15 miljonit ja et seal olid topelt distantsid võrreldes Chengduuda. Igale poole võttis 2 korda rohkem aega, nagu mega suured metrooliinid ja mega suured distantsid, naljalt ringi ei kõnni. Aga igatahes mul on nii, et muidugi minek sain siis lõpuks siis mingi tõelise töökoha, et ma olen lõpuks tööturule tagasi, ma olen lõpuks firmasse, ma olen lõpuks tööviisaga, kõik siuke asi, et 3 aastat siukest komejanti aitab, eks. Ja äge on see, et tegelikult see on üks järjekordne suur chapter, et aga ma võtan ta kokku, et see on hea jätk jälle sellele, millest ma just rääkisin, et kuidas valetatakse näkku. Okay. Et ma jõuan, et ma olin kõik asjad ära pakkinud ja valmistunud, mul oli farewell, mul oli
hüvastijätu pidu, kõik teadsid, et minek on, kõik sõpradega, oi, kurb minek on, pisarad ka tead, 2 tundi alla lõunasse, lihtsalt oleks, et ma läks läände, ma lähen lihtsalt alla lõunasse Hiinasse 2 tundi, aga jaa, on minek ja siis oligi 31. detsember 2015, no siis jõuan sinna ja mind võetakse vastu, viiakse, noh, räägingi umbes nii, nagu asi oli, on ju, et mind viiakse sinna kontorisse, siis ma lihtsalt istun, mitte midagi ei toimu, istun õhtuni. No me nagu ei hooma ka, et me teeks midagi uue töötajaga sellist, kui meil Eestisse tuleks keegi välismaalt, kes on nagu knowledge worker, kes peaks nagu midagi tegema reaalselt siin ja kellel on mingi roll, et siis nagu ma toon ta kuskile sinna Ülemiste Citysse seal, siis ta istuks seal koridoris ja siis me kõik teeme tööd, keegi ei tee välja, mingi toome vahepeal kuuma vett, lihtsalt näe, tahad some hot water on ju, drink on ju. Ja ma midagi söönud ei ole, kodinad on kõik minu juures on ju, mind ei ole kuhugi viidud ja tavaliselt tegelikult see nagu oli ka natuke vastupidi nende sellisele üldviisakusele, nad on nagu tegelikult ikkagi viisakad, aga samas neil on seda matslikkust ka ja seal mina sain selle matslikkuse poole, on ju. Ja siis lõpuks on hoopis õhtu käes, nüüd okei, et nüüd lõpuks lähme sööma, eks käisime söömas ära, siis ütleb, nüüd lähme pulma. Et ja siis läksime mingi pulmapeole, mingi äftekale, kus ma olen siis jälle see klouni rollis, nagu ennemgi nende modellitööde ja muusikaga, et nagu valge inimene ikka, et ta nagu suht kloun, noh, me kutsusime seda clown job. Ja ma olen seal täpselt sama tutva asi, ma pole veel oma kodinaid ära pannud, ma olen jumala väsinud, ma olen ju vähe maganud, vaata, hommikul tulnud selle lennukiga ja siis ma lihtsalt mõtlen, okei, no mul ei jää muud üle, ma pean jooma nagu veini praegu, et nüüd ongi, et kõigil teistel lõbus, et ma siis võtan nendeks, ma vähemalt elan üle selle õhtu ja siis lõpuks me kell 1 öösel lähme hotelli, ma saan lõpuks kõik kodinad ära panna, ma saan lõpuks pesta, ma saan lõpuks olla ja ma ärkame hommikul 7 ja siis me lähme mitte mu korterisse, me lähme otse tööle, aga me lähme teises suunas, me lähme kesklinna, südalinna, seal kus on mingi jõhkrad tornid ja need kõige suuremad tehnomollid, kus a la mobiiliäri Mati mobiiliäri, et keda ma seal muidugi tuttusin tol päeval, et kes käib ja ostab sealt, ütleme, mingi stokis mingit device ja läheb kohe Hongkongi ja läheb minema, noh, see on see koht, kuhu minnakse ostma mingi 50 mobiili, 100 kuvarit niimoodi. No ja me lähme ühte nendesse tornidesse ja siis 4. korrus ja siis seal on väike putka, seal on nende see putka on ja see on mingi raavas savi, kõik tead isegi, seal on vaevalt õhku on ja ta kujutate, et see on Aasia ikkagi, see ei ole küll päris Indiast, ta on ikkagi arenenud, aga ta on ikkagi Aasia ja ei anna õrrelda meie ilusate lääne shopping mallidega ja siis ütleb davai, et pane särk selga ja hakka tööle. Ja siis on nagu, mis toimub siin ja siis, et lihtsalt, et leti taga ja kui näed välismaalist, kutsu siia ja siis müü. Okay. Nii, aga ma vist ei valgustanud, et mis töö pidi olema see, et ma olen kontoris ja ma olen välissuhete nii-öelda välismüügi peal kontoris, kes nagu teeb seda kontoritööd, otsib kontakte, teeb pakkumisi, helistab, kõik see tavataks, mida me ka mitte kes läheb frontline'i leti taha shopping malli sinna nagu leti äärde, eks. Yeah. Et see oli kardinaalselt 101% vale. Sellist pakkumist ei olnud meil lepingus ega laual, mida agent mulle presenteeris. Ka tema jaoks oleks sul kohe no, ta teab, et on ju läänekas. See ei ole variant, et ma lähen, sest see on ilmselgelt see on modellitöö, see on clown job. Ja siis lõpuks oli siis sellest tegelikult ikkagi skandaal, sest ma ei hakanud tööle, siis sakslane sai helistatud, ta on ülisegaduses, mis toimub, hakkab kohe helistamisvärk on, saab ainult vale otsa, lõpuks mind viiakse sinna jälle see asi laheneb ära, tööd ei tule, ma jään Shenzheni ja ma otsin edasi sisuliselt, et kõik mulle öeldi, et mulle viisakusest või respekti näitamist ostetakse pilet tagasi, mitte et mulle hüvitatakse kõik need rahad, mis mul läksid selle peale, et sinna üldse kolida oma kohvritega ja kastidega ja ajaraiskamisrahad, aga võin öelda valurahad nii-öelda, aga olgu, et
mul jäi üks oluline detail veel mainimata, et kui mulle, mis on taaskord vale, eks, et kui mulle öeldi, et ma olen peakontori juures ja seal on üks, näidati ka, et meil on eurostandardis suht normaalsed, modernsed need tornid, kus on korter, kõik. Täpselt niimoodi oli see kirjas, eks. Aga siis nüüd öeldi, et ei, sa lähed sinna südalinna korterisse, mul mingi südalinna, okei, äge. Siis me läheme, siis ongi, et kui see avalanš tekkis, see varing, kus ma ei hakanud tööle ja hakkas mingi kemplemine pihta, et no mis nüüd saab, on ja siis ma ütlesin, okei, kuule, lähme viime mu asjad oma kontorisse. Ma olin ikka kodinatega hotellist, siiamaani polnud ära viinud. Ja siis nad võtavad oma need jooksupoisid seal, kes on ilmselgelt kuskil kõrvalkülast ja sisuliselt meie jaoks ikkagi nagu suht maainimesed, et mingi, jaa, tule, okei. Ja siis hakkame minema niimoodi kodinatega, lähme mööda tänavaid ja üli 30 kraadi sooja ja 2. detsember ja siis jõuame ja äkitselt jõuame sinna, vaata sinna 70ndate stiilis majani, mis on nagu sügav Maotse tongiaegsed majad, 6-korruselised trellid ees, hästi tumedad toonid, kus terve pere elas sees mingi 30 ruuduses, vaata, hästi räpased. Võt need on need, mida nad vaikselt Hiinast tõmbavad ükshaaval maha ja asendavad need 33-44 tornidega praegu. Aga see oli üks neist. Me jõudsime sinna, me oleme ühes sisse, mõtlen, ossa, ei ole võimalik. Ei ole lihtsalt võimalik, et mis siin tehakse praegu. Ja me kõnnime siis 6. siis lähme läbi mingi kapid, uksed, lükkame eest ära niimoodi, poeme kuhugi sinna taha nurka, koridnurkist ja pukse lahti raudukse. Me sisse on üks tuba. Nurgas on pliit tabureti peal. Siis oli madrats, lihtsalt madrats. Siis oli väike 0,5 reaalselt 50x50 senti sisuliselt väike nurgakene nagu seina sees, kus siis oli vets ja voolikuga duš. 6-kordne maja. Jaa. Siis, kuule, penthouse põhimõtteliselt. Mõtle, said penthouse'i. Jaa, üleval, ma olin 6. Et ma ei ole kunagi näinud midagi sellist, ma olin käinud paar korda kuskil, kus oli nagu korralik korter, kus meile Hiina kombel ilusti süüa pakuti ja kõik, siis ma nägin, okei, see on siuke aine. Aga mind viidi siis nagu täielik kurtsikusse ja et see oli nagu viimane piisk, sest mul lisaks sellelt valetati tööga näidati veel sellist respekti, et arvatakse, et ma olen okei, kui ma jään sinna, et tere tulemast mõistus. Et mul tekkis 100 küsimust, kust kohas see hiinlane võis pärit olla, et ta üldse niimoodi mõtleb, kas ta on Shenzhenist, kas ta on Shanghaist, kas ta on äkki täielikust mülkast ise pärit, et tal on see maa loogika. Aga jaa, tuleb välja, et ta ei osanud üldse siin mõelda ja ta mängis oma šanssi välismaale tiimi saada kohe maha. Seal oli veel siuke pull ka, et nad olid nagu ostnud mingid tapeedirulle või midagi sinna, et kuna sein oli hästi mingi betoonine ja midagi väga shabby räämas. Ja siis nad olid ostnud uued tapeedirullid ja siis nii kui see vend jõudis muga sinna kohale, peab nii, jaa, siin me olemegi, jaa. Ja siis pakub suitsu, ma ütlen, ei taha mingit suitsu, ma olen jumal šokis. Ja siis ta võtab tapeedirulli, hakkab tapeedirulli lahti tegema niimoodi, et hakkame tapeeti panema, nüüd paneme tapeedi ära, see on kõik ilusam. Wow. Siuke loogika oli. Mul on niimoodi, et lõpeta ära, kõik aitab. Tõmm mina. Wow. Ja ma olin ühe öö ära seal ja ma ei käinud pesemas ka muidugi. Ma võtsin järgmise päeva kohe hotelli külje peale. Et see oli minu esimene suurem siis püüdlus tulla sellest kõigest modelli, DJ, inglise keele õpetamise vortexist, keerisest välja pärast 3 aastat. Aga ma sain siukse kogemuse osaliseks nagu kohe teises linnas Shenzhenis. Wow. Muusika osas ütlesid, et sa tegid DJ, jah. Kas see oligi siuke, et suhtled inimestega ja siis keegi ütleb, et kuule, tule täpselt siin, meil ongi vaja? Jaa, huvitav jälle, et see modelli asi käis samamoodi, aga DJ-ga on ka nii, et DJ-d olid kuidagi natukene nagu peaaegu, et modellid lava peal, et kui oli mingi event, siis oli parem näidata mingid valged, kes mängib mingit muusikat, mida hiinlased üldse ei tea ja vahet ei ole, olgu see shopping mall,
kaubanduskeskus või mingi muu külakoht või mingi pulm või mingid muud hästi palju neid kommertsivente, kommertsüritusi, kus reklaamitakse mingit teatud toodet või teenust, kõik, kus on rikkurid kohal, toodud mingid Lamborghinid, värgid, kõik niimoodi järjest ja siis on mingi lava pandud, tehakse seal mingid monkey show'd ja siis mina tulen ka sinna ja mängin pool tundi või teed seda clown job'i ja siis ikka samamoodi läheb edasi, aga sellele lisas vürtsi see, et kuna meil oli tõesti kasvamas underground sene, meil oli kasvamanud niisugune tõeline põrandalune tantsumuusika nii-öelda, mis ta on lääne terminites, nii on ta ka eriti just seal. Ja see sai väga populaarse, kasvas tohutult selle Chengdu linnaga koos, mis oli top 5 või kõige kiiremini kasvav linn 5 aastat järjest vist Aasias, et mingis kindlas kohas või liikus ringi see pidu? See oli täitsa liikus ringi selles suhtes, et meil avanesid klubid järjest, minu üks parimaid sõpru avas täiesti Hollandi stiilis house tech'i klubi, mina sain seal residentialiks nii-öelda, kes mängis seal pidevalt, mitte iga nädal, aga pidevalt mängisin ja siis meil olid festivalid äärelinnas, suured festivalid, meil olid festivalid ühepäevased, olid südalinnas ostukeskuse katusel, kus on suur park, tornid on kõik ümber ja siis meil on seal lihtsalt lavad ja kogu aeg see tehnika rentimine läks tõhusamaks ja inimesed muutsid kompetentsemaks ka see tehnikat kokku panna niimoodi, et oleks hea sound ja visualisatsioonid ja meil olid VJ-d ja siis lõpuks see samune, nagu ma vestluse alguses ütlesin, et see linnas oli nii palju artistik inimesi, neid kunstinimesi, kellel oli muusika ja teistmoodi mõtlemine kõik, et neid oli nii palju seal, et Chengdu oli tõeline Berliin ja nii palju asju juhtus iga jumala nädal, et meil kasvas väga paks kiht sellega, et me saimegi olla selle osa ja äkitselt ma sattusin nagu õigel ajal ka, et 2012 ma hakkasin kohe mängima, sest kohe ma ju connectisin välismaalastega, kes kuulavad sama asja, mängivad, panevad mu kohe mängima. Ja äkitselt ma mängin klubides. Huvitav, sest see nagu, ma olen olnud nagu lähedal mitmel viisil DJ-ndusele ja selle kiirile värgile on ja, aga siis ma mõtlengi, et ma tahtsin küsida, et kui mingi shopping malli gig järsku lendab niimoodi peale, kas sinu valgest näost nagu piisas, et tuled, paned oma USB pulga sisse, vajutad play või sa pidid nagu ikka mingi skilliga tegema? Absoluutselt, tead, ma olen paadunud muusikainimene, ma ei teinud mitte mingit shit'i, ma kogu aeg miksisin. Nice. Aga ühesõnaga, kui see opportunity tuli, siis sa teadsid juba ammu, kui sa oled ammu teinud seda DJ-st? Jaa, ma tegin tegelikult, ma harjutasin suht aastas 2011. Wow. Et okay. Ma olin, ütleme 2010, ma Britannias sain esimesed mingid vingerdused tehtud, siis ma sain nagu üldse pihta, mis sellega teha saab. Ja siis sealt läks edasi, ma harjutasin terve oma sõjaväe aja. Ma ei olnud ju ikkagi sõjaväes, asendusteenistuslane, eks. Ja siis ma sain juba Eestis natukene nagu aega, eetriaega, et kuskil mingitel pidudel juba mängisin niimoodi, et rahvas ei saanud arugi, et tegu on tegelikult nagu suht algajaga. Ja nii ta läkski, ma läksin Hiinasse selle skilliga ja mul oli juba parem kontroller ja nii. Ja oma läppar ja paar vidinet veel ja ülejäänud rendist. Täpselt nii, oma läppar ja kontrollerimine sain nii palju asju teha, nii palju efekte, nii palju kanaleid. Mul see nagu selles suhtes vedas, ma ei pidanud üldse diske kasutama, et keegi nagu, kes teab sellest asjast, aga tõesti väga kiiresti ma olin tekkide taga, et see ei ole mingi väga suur üleminek, et pigem kui sa kontrolleriga suudad teha mingid uskumatuid efekte ja üleminekuid, mida tegelikult diskiga just ei saa. Et jah, ja siis oli mõlemad, et mida ma nüüd kunagi ära ei õppinud, oli vinüül. Vinüül on täiesti päris. Ja selles suhtes master, et kui vinüüli keegi oskab, siis täis respekt. Okay. Et aga jah, et ta läks ikkagi klubid, festid ja house partid ja siis mis raha tõi. Raha ei toonud klubid, festid, kuigi alati see palka, aga raha tõi corporate events, et mängida näiteks pulmas, valida muusikat,
pulmalistele, valida ja minna täiesti kommertsteed, aga huvitavat kommertsteed, sest jällegi mitte panna mingit seda EDM pläusti, see päu, mingit put your hands up in the air, mitte seda stuffi, vaid panna midagi läänekat, nad nagu nad ei hooma, mingi wow, lood neile meeleolu, lood neile backgroundi, seal olid Ferrari üritused, seal oli, ütleme mingid tippveini retail spetsialistid on ju need Itaaliast, kuskilt Roomast, Milanist, tuled sinna, Hiinast midagi ei tea, sina viskad käppa nendega seepärast, et sa ju elad seal, eks, et nad on kohe mingi wow, et kes sa oled. Ja inglise keeles suhted. Jaa, räägid ja saad nagu huvitatud inimestele tutvuks, kellel on siin väga kõrged positsioonid, nad tulevad siin ainult äri tegema, nad ei tea suurt mitte midagi, nad vaatavad mingi valge tüüp, wow, mis teed siin? Ja siis mängid muusikat, neil on nii hea meel nende valgetel ka, et yes, meil ei ole Hiina DJ või. Et ise ka nagu mängid sukseid huvitavaid playliste ja tõesti, kui läheb mürglimaks, siis mängid natukene sukst ägedamat, atmat, kiiremat ja sealt ka õppisid hästi palju publikut lugema, et sa ei lähe kuskile ainult klubisse, et sinu 2 tundi nüüd paned podisema selle enda lemmik asja oma kõige karmimad lood, millega reivid kodus enam-vähem. Et kui sa ikkagi mängid kuskil raha eest, siis sa natuke ikkagi kohandad. Teenindad klienti, vaatad ikka nende vinklist ka, ei rahmelda. Ja ei ole vaja liiga palju seal veini ka kupatada, et vahepeal ise liiga thresholdi lükkad kuskile maksi. Punasesse vaata kohe. Seda võib ka juhtuda. Klippima. Wow, okei, ülitõus. Man, aga... Sellest on muide päris sul klipp ka lihtsalt rääkida, see Chengdu Underground Vibes on üks viimane dok, mis tehti usakate poolt 2007 lõpp, 2017. Mina olin seal, põhimõtteliselt ma olin nagu selle tegija nendega koos, nad muidugi monteerisid, filmisid ja kõik, aga mina aitasin neil üldse seda nagu kokku panna ja seal on näha mind ja kõiki teisi asjaosalisi, kes olid nagu selles tuumikus. Ja see on 18-minutiline film, see on netis olemas YouTube'is, Chengdu Underground Vibes. Wow. Üsna okei amatöörproduktsioon, aga ta on hea amatöörproduktsioon, et ta on nagu korralik dok, ta ikka annab sulle ülevaate, mis seal toimus ja mingid kaadrid on pidudelt ka, aga jah, et jah. Mis sa pakud 8 milli Chengdu, tänaseks on see juba 9 või päris nii kiiresti kasva ka või? Ei, ta kasvab kindlalt ja ta tegelikult ametlikult ikkagi on 14 peal, et ta, ütleme, ma saan aru, et see 8 milli mahub esimese vist 4 ringtee sisse ja siis kõik ümberkaudne on kohe, et seal on ka ringteed nagu suurlinnadel, et siis, et see 4 ringteed on või 3 on nagu üsna suur juba ja kuna seal on nii palju torne, et see on nagu loogiline, et seal 8 mahub ära või pluss ja et siis ümberkaudse on nii palju väikseid linnu, mis olid kõik eraldi ja nüüd nad on kokku kasvanud Chengdu'da, kuhu sa võtad metroo. Reaalselt sõidad metrooga teise linna ja sõidad sinna nagu 50 mintse mingi metroos istud niimoodi. Aga seal on ka, jõud sinna, pool milli, niimoodi järjest ja siis kokku 14-15 pole mingi probleem, et nad kasvavad kokku sisuliselt selle võrgustikuga. Ja 2017 siis tulid lõpuks nagu jäädavalt ära sealt või kuidas? Jaa, oktoober jah. Ja mis pani sind mitte tagasi minema või edasi just liikuma või? See samune paigalseis, et jõudnud seda elu elada, tunned, et inglise keelt ei jõua õpetada ükskõik mis tasemel see ka ei ole. Olgu see, et seal mingid levelid on, kuhu sa nagu võiks liikuda, et täitsa erakool, mingi väga hea palgaga, siis oleneb, et kas mis õpilased seal on, äkki rikaste lapsed, kellest makstakse väga palju ja samas riik on igal pool oma haamriga, eks, et seal ei ole midagi päris seal on alati kontroll ja nad alati kontrollivad, kes need välismaalased on, mis nad teevad seal. Aga siis point on nagu see, et nagu Max Lagim oleks võinud õpetada seal mingid rikkureid, võib-olla äri-inglis keelt täiesti eraviisiliselt, aga see siis nõuabki, et päris sükest oma freelancingut, mida ma niikuinii tegin. Ja siis ühesõnaga modelleerimist ei jõudnud, nightlife ei jõudnud, täiesti ära väsinud, tahtsin edasi liikuda eluga. Tahtsin tulla maailm, nagu ütleme nii, et reaalsust tagasi, sest minu jaoks see 5 aastat oli sisust ebareaalne aeg. Et see oligi teine dimensioon, teine planeet, unustad ära, mis on nagu norm, sest seal kõik ongi tagurpidi ebanormaalne. Selleks ajaks on
millal see Facebook tehti, aga nii võis 2011-2012 kindlasti Facer vägagi olemas juba. Ma olen lihtsalt kuulnud, et ka vist eelmisel aastal näiteks üks hea sõber väelaulja tegi mingit giigi Hiinasse, kutsuti teda, nagu ta rändab ringi. Peamiselt Austraalia ja siis mingid Tiibeti tripid äkki võib-olla ka või midagi sihukest sinna kanti või. Aga on siis täitsa nagu Hiinas ja lihtsalt siis sai mingisuguse postituse isegi ikkagi nagu teele pandud Faceris, et et siin ei ole nagu Google'it, ei ole Facerit, ei ole, Twitterit ei ole, et nagu sihukest korralik tsensuuri värk, et kui sa läksid sinna, kuidas see nagu digitaalses mõttes oli, sa said kõik tehtud, mis tahtsid või sa mõtlesid, et nagu shit, niisugused piirangud või kuidas sa pidid endast mööda minema, oli see üldse võimalik või? Oli võimalik, et 2012 oli kohe põhimõtteliselt esimesed 3 kuud oli siuke lugu, et ma lihtsalt ei saanudki netti, on ju, et ma nagu ei saanudki midagi otseselt öelda, ma vist korra sain Skype'i teema, Skype nagu viskas kõne läbi küll, Skype nagu kinda töötas. Skype töötas hakkides, aga ta ei ole nagu blokitud, et siis, aga sisuliselt sain teada, et VPN-i Virtual Private Network on vaja, aga seal oli raske jälle seda saades, kui sa oled Hiinas, sa pead nagu ennem ära sebima enda telefoni või sinna arvutisse ja peamiselt arvutisse, siis jällegi ei olnud smartphone'id nii head, aeg edasi ja need läksid palju võimsamaks, siis hakkasid rääkima juba sellest, et kui hea see telefonil on, aga kokkuvõttes, mis selle ajaperioodiga oli niimoodi, et on erinevad VPN-id, kõik võistlevad omavahel, igasugused pandad, ekspressid, mis iganes. Ja need on kõik lääne omad ja neil on kõik servud ümber Hiina. Ja siis Hiina, ja võtad subscriptioni, kasutad, arjud ära, et kogu aeg on aeglane VPN, sest ta kogu aeg suhtleb teise serveriga, seal on see tehniline probleem, on ja siis mis veel, kui on high traffic, näiteks hiinlased on online täiega, mingi lõuna ajal ja üldse nagu terve päev, et siis ta nagu ei tööta päris hästi, siis ta pidevalt disconnectib või on nagu täiega aeglane ja siis sa ootad hilisõhtut või ööaega, millal sa saad reaalselt riputada paar pilti Facebooki, sest ma tegin seda, mul on see siiamaani isegi näha kontodel, need pildid, need tulid ikkagi Hiina sensuuri alt, aga need tulid öösel, et sest siis oli piisavalt kiire, et see pilt laadis ära. Siis paljud Skype'i kõned tulid kõik öösel, sellepärast lihtsalt võimatu päeval rääkida, igasugused FaceTime'id, YouTube'id, kõik unustad ära, lihtsalt reaalselt öösel vaatad, sest päeval YouTube'i video ei lae. Aga millega see siis tipnes? Ühesõnaga, peamine on see, et inimene harjub kõigega ja sa tõesti harjud sellega ära, sa reaalselt hakkad elama Hiina elu selle WeChatiga, mis on see ultimate äpp, millest terve elu käib läbi. Isegi mingi pangandus käib sealt läbi? Ja nüüd käib ja oli need Alibaba raha, eks Alipay ja võib-olla on midagi muudki, et WeChatil on enda need krediidid ka. Et nüüd on siis niimoodi, et sisuliselt on see äpp muutunud pangakaardiks kah. Ja ta kontrollib kõiki aspekte elus, et ta muutus 2013, 2012 seda veel ei olnud kujutad ette, et me veel saatsime sõnumeid oma vaheliinlastega. SMS-e. See on uskumatu hüpe, kui ma nii mõtlen, et ma nägin seda aega, kus Hiinal ei olnud WeChati. Ja siis 2013 on WeChat, kõik mingi WeChat, äkitselt sul on kõik kontakte täis, suhtlus on seal, tööd tulevad sealt ja siis terve see elu ongi, sa oled kogu aeg WeChatis. Ja kui siia tuled, sa oled täiesti nutisõltlane ja Eesti sõbrad vaatavad, mida sa teed kogu aeg telefonis. Ja no nüüd muidugi on juba vaieldav, et hiinlane on teistmoodi kui mõni teine siin, aga siis vähemalt inimesed nii palju vist ei istunud. Aga me juba istusime aga mis VPN-i või vaba internetti puutub, on see, et 2017 jälle, viimane aasta, tekkis uus tehnoloogia, mis oli ShadowSocks. Ja ShadowSocks oli väga huvitav asi. Nii. Et see oli, kus juures mul oli minu endine õpilani veel seotud sellega, sest ta teadis seda noort õpilast Xi'an linnast, kes selle lõi ja see oli naisterahvas ja siis ta protestis selle tsensuuri vastu ja ta lõi sükse asja, kus põhimõtteliselt liiklus muutub nähtamatuks ja seda ei saa blokkida. ShadowSocks, ja ShadowSocks tehnoloogia, sellel tuli äpp peale ja see äpp tehti niimoodi, et minu kolleeg investeeris meie õpilase ettevõttesse, kes siis lõi Shadow Rocket äppi, mis kasutab seda tehnot ja me hakkasime
ja ma proovisin ja see oli täiesti revolutsioon, mul töötas kõik Moblal, mul olid kõik device'id samal ajal ühendatud, ma olin äkitselt võimeline võtta kõik kaadrisse ja panna ma otse YouTube'i üles ja siis ma hakkasingi arendama oma nii-öelda YouTube'i, Facebooki skill'i tegelikult, sotsmeedia, Instagrami, ma tegin laivis asju, need läksid kohe maailmale üles nägemiseks. See oli kahjuks ainult mu viimane aasta 2017, see oli täielik revolutsioon, see äpp töötab siiamaani, seda on raske blokkida, ma olen kuulnud, et natukene nad on saanud jälida, kuidas seal natukene neid servusid neil ka kinni keerata, aga VPN-id on täielikult nähtavad, VPN-id on põhimõtteliselt siis siuke asi, jutu lõpetuseks, et Hiina firmadel läheb neid vaja, aga ta on nagu illegaalne, aga ta on reaalsuses, teda läheb vaja, sest neil on vaja suhelda välismaaga. Ja siis nad tegelikult eksisteerivad ja mis siis Hiina teeb? Hiina teeb nii, et valitsus teab, et kõik VPN-id eksisteerivad, ta teab, et välismaalased kasutavad, teda huvitab, et tavaline siuke keskmine Joe ei kasuta. Nii, ja ei loe mitte midagi. Hiinlane keskmine. Ja, keskmine hiinlane öelda. Keskmine hiinlane ei kasutaks seda. Aga vahel ta siis teeb lihtsalt siukse pulli, et tuleb mingi sensitiivsem periood, kus näiteks Tiananmen Square'i 89. aastase tankide case, kus nad üle õpilaste sõitsid. Neil on kõik hästi sensitiivsed asjad, neil on veel mitmed üle ajaloo, üle terve aasta. Ja siis nendel ajal nad keeravad kraanid kinni, need VPN-id, nad hammerdavad nad ära niimoodi, et ükski töötaja ei connecti ära lihtsalt ja siis ei saa keegi netti mingi 2-3 päeva. Wow. Ja see on iga kord nii naljakas, et iga kord, kui on mingi suur kongress on seekord Pekingis, vaata, mingi oktoobris või näiteks, või näiteks 1. oktoobri nädal on see rahvuspüha, see kommunistide püha 5 päeva, siis kõik puhkavad. Keeravad kinni VPN-id siis. See on uskumatu, et neil on lihtsalt teatud aja, kus nad nagu natukene nagu keeravad meile lihtsalt, aga ülejäänud aja see VPN eksisteerib. Wow, ma just see tundub nii just ulme just, et nagu, et mingi tapatalgude aasta, mingi tähtpäev nagu on ja kus inimesed võib-olla nagu tahaksid mäletada mälestust näidata välja avalikult netis, siis et mitte tuletada seda asja meelde, mida just kunagi ei ole juhtunud on ja see ei seda juhtunud kunagi, siis keeratakse kinni. Wow. Ja kui see on nii veider ka, et niikuinii hiinlane enam nagu keskmine hiinlast väga ei tea, aga vanemad teavad midagi juhtus ja niikuinii need tsensuuriti suht ära, et neil Hiina meediasse leia midagi. Aga nagu VPN-id keeravad ka, et siis nagu kui see tekib mingi vaba moment üldse mingit alternatiivi leida mujalt meediast, et kus inimene võiks kasutada VPN-i, isegi kui ta on nii taibukas, et ta teab, et seda kasutada, siis nad kohe keeravad kõik kinni ja sinna VPN ei saa. Siis nad blokivad IP-d ära. Ja siis kõik VPN-id peavad kohandama ennast ja nad tulevad, muudavad IP-d tagasi mingiteks muudeks ja siis nad avastavad uuesti, nad jälle blokivad nad ära. Siuke olelusvõitlus käib VPN-idega seal. Yeah. Ja 5 aastat ja siuke blackout. Et väga raske oli netis luua mingid kanalit või panna mingid videosid üles, kui sa ei saa mitte midagi laadida. Vaata, kui see oleks mingi teema tähest olnud, et keegi tahab, et siis sina näiteks haldaks tema mingit sotsiaalmeedia lehti, aga sul pole otseselt mida hallata vist on ju, või vähemalt mingi Facerite näol on ju, seal ei kasutata Facerit üldse vist või kasutatakse küll, aga jaa, see on siis need, kellel VPN on. Okay. Aga jaa, et ei kasutatakse küll ikka VPN-iga, ta on Insta ja Facebook ja need ikka äädivad sind päris palju seal lisavad. Hästi palju on järjekorras neid, ma ei tea, kuidas nad leiavad linna järgi või kuidagi, aga õudselt palju neid suvalisi mingi Hiina hieroglüüfidega mingid kontosid, kes lihtsalt või ütlevad mingi hi, I wanna be your friend, mingi let's speak in English ja mingi siuke teema veid. Wow. No anyways, sa tulid siis lõpuks tagasi Eestisse ja normaalse elu juurde. Normaalse elu juurde, jah. Et see puffer oli Tai. Kaua sa olid täis? No see oli 5 aastat. Wow, see on ikka väga pikk aeg. No see oli jah, siuke selles suhtes kähvukas on, et võrreldes Hiinaga, et 5 aastat läheb ruttu. Uues keskkonnas jälle, et hästi kiiresti kohe 6 liigub ja siis äkki sealt oled kodus. Ja kuna ma Tais ma rohkem käides, et kui paljus, ma ei tea, muudes Aasia kohtades ka, siis kus piirkonnas sa olid? No Chiang Mais üleval põhjas. Ainult seal? No all Kopanjaanil. Vahepeal käisid?
nädal aega Kopanjanil ja siis tagasi ei, ma olin ikka Pattayas natuke aega, selles prostitutsiooni pealinnas. Mõni päev lihtsalt nagu. Siis Chiang Mai's oli eluase ja see, kus sai tõeliselt bootstrap'i teha nii-öelda siis oma limiteeritud rahadega olla nagu õpilasrollis, olla veerandkohaga palgaline, mis maksab ära mu see digital nomad lifestyle, millest me alustasime, et mis maksab ära mu kulud nii, et Chiang Mai võimaldab seda, eks, et Chiang Mai's oli siis võimalik elada sisuliselt 600 € kuus. Hästi. Absolutely, jaa. Täna aastat kuskil jäämisike, võib-olla ma olen võtnud nagu mingi 2% rohkem luxury lifestyle'iga kuskil 7 saite. Midagi umbes süükest arvestanud ka isegi Kopanganil või nii. Jaa, ongi nii, jaa. Eriti, tegelikult ongi, eriti loeb see, et kui sa tegelikult ei joo nagu õlut, eks. See on nagu hästi lihtne ongi, et mitte, et sa peaks seal kanget jooma või isegi pidudel käima. Pidudel on tegelikult lihtne käia, sisuliselt mingit otsest mingit sisse või seda pileti hinda ei ole, on ju. See ei pea seal mingit kokteile ostma värke kaasa rahast, aga ütleme, kui sa ei joo õlut, mis on kogu aeg sisuliselt eur, aga mida on lihtne juua, see samune Chang või? Chang on ju, Leo ja Shinga, nii. Shinga oli kõige parem, kõige mahedam, aga need eurid lähevad nagu sinna, et kui sa ikka on kuum ja sulle meeldib üldjoones, et siis tegelikult läheb nagu sinna ka raha. Ja kui sa seda ei tee, siis on nagu väga lihtne. Kopanganil on midagi, järgmine probleem, seal on mingid vegan restoranid, kus osatakse ka lääne inimestelt küsida kõik see papp nagu kätte. Ja joga ise kohad ka, aga ja mitu korda käisid? Mitu mida? Tais. Ma olen käinud äkki 5 korda või? Oi, ikka palju, jah. Okei. Korralik. Ja sellega näeb. 5 järjestikusel aastal äkki 2013 algus läksin vist 13, 5, 6, 17. Ja äkki oligi, kas 18 käisin ka, ma ei mäleta enam, aga igatahes, aga põhimõtteliselt kogu aeg Kopangan, et sama thing, lihtsalt sattunud hästi, tähendab, saanud hästi juba kuidagi familiaarseks saar ja ma ei tea, hästi mõnusalt tunnen ennast seal. Aga iga aasta on tunda, natuke krutivad hinda üles. Ja, ma tundsin vahe 2014-2017 talv, et see oligi, see oli 2018 veebruaris, siis mu järgmine trip oligi juba Eesti märts, et see oli 4-aastane vahe. 2014 veebruar ma olin seal. Et 4-aastane vahe märkasin seda hinnavahet. Ja, samas ehitatakse kihvtid, saare life on juba natuke teine kui linna, aga Kopanganil ka päris nagu ehitatakse. Iga aasta lähed sinna, siis näed, et on nagu mingid täiesti uued teed, täiesti uued hooned tekkinud sinna kuskile nagu. Mitte väga palju, aga päris mingit asjadega saadaks hakkama. Nagu mingid olulised teed, mis viivad nagu saares näiteks hoopis teise nurka kuskile ida või kirde nurka. Mingid superhead teed, mis muidu oli nimelt, et kui sul nagu mingi ilm on nii ja naa, siis on nagu nadi neid teid läbida, aga kui sul super asfalt tehakse seal, siis on kihvt. Huvitav, kas nad selle teevad ära lõpuks sinna päris vaata Edeni kanti? Right, yeah. Ümber selle džungli, eks, et kus on nagu ainult SUV-ga lähed ja kus sa kõigud läbi aukude ja paned sisuliselt lendad üle ääre juba kastist. Et äkki nad jätavad selle puutumata. Ei tea, see oleks meeletu ehitus muidugi ka. Ma olen tulnud üle niimoodi autoga seal taga ükskord. See ütleme nii, et paat vaatamata märksusele on ikkagi nagu natuke parem variant. Aga seal võib paadisk saada nagu mitte ainult läbi märjaks, aga nagu see põrutab niimoodi, et mõtled, kas tasust nagu tulla sinna. Ja 300 pahti, üks ring vaata oli ka, 12 € vaata, neile väga kõva raha, 12. Sure, oleneb palju inimesi tahab korraga üle minna ja kui suur tuul on merel. Et vahest maksad 6 sotti, et saada üle, nagu mingi paar inimest, 3-4 inimest tahab minna üle, okei. Ja palun kauplemine muidugi, sa ütled, ta ütleb sulle mingi, 700 on ju, 7. Ütled talle, I only 400 on ju, mingi, okei, 500, alati on mingi kauplemine seal nagu. Ja. Anyway, cool, super awesome. Ma ise mõtlesin, et sellest tuleb mingi Chinese Communist Party episood, umbes, et mingi režiim ja umbes, et kuidas
kuidas on hull mingisugune tsensuur ja mingi siuke värk, which is real on ju, aga lihtsalt see on umbes see, mida ma lihtsalt YouTube'is siukest asja jälginud nagu China Uncensored. Jaa, mina ka, ja right? Ta on huvitav tüüp. See Chris paneb head stuff ja huumor on väga tuustal ja niimoodi. Aga lihtsalt, kui ma kuulisin seda võib-olla mingi 3-4 kuud järjest, näiteks suht regulaarselt, siis ma ei tea, väga palju üllatusi enam ei tule, saan aru, kui absurdne fucking olukord seal on ja okei. Aga ma pole ammu vaadanud seda kanalit. Mina ka ammu ei ole, jah. Right. Ta bashib korralikult. Ja ta paneb ikka väga otse nagu. Ma kujutan ette, et on täiesti radaris vend. Linnastele kindlasti. Oh yeah, definitely. Ta ei tohiks sinna lähedale ka minna. Ta on New Yorgis minu meelest oma see tiimiga, nii. Aga Egipti on, võiks vaadata, mis ta hiljuti teinud on päris tuus. Aga ülituus perspektiiv nagu Hiina kohta sinult eriti tuus. All right, on sul mingisuguseid asju, mis sa tahad öelda? Ma tahast meile nagu ise, kuna ma ise ei arvutamas mingi instat või mingid asju, aga kui keegi tahab jälgida, sul on mingit värki, on sul mingisugune at something? No mingisuguseid Hiina videosid saaks tegelikult jälgida mu YouTube'i kanali pealt. Ma peaks selle äkki jätma linki, et isegi nimi veel muutmata, kuigi on võimalus olemas. Üks kõige kõvem video võeti maha, väidetavalt olevat solvanud Tiibeti kultuuri, ma lihtsalt oleks pidanud tekstist ainult ühe asja ära jätma, aga see oli juba, see oli Tiibeti ääres, kui ma nägin, kuidas see Sky Burial oma silmadega, siis Sky Burial 4200 meetri kõrgusel, kus siis laipu söödetakse raisakotkastele, nad söövad nad sisuliselt luuni ära ja me suumisime minu kaameraga eemalt piisavalt, et me saime nagu lähivõtte, mul oli 40-kordne suum, et siis et see monteerisin ta kokku, läks üles, kasutasin õigeid SEO trikke, harjutasin sisuliselt ja kohe saigi, BBC-st läksin ette äkitselt tohutult vaatamis ja kommentaare, aga inimesed on väga sensitiivsed ja siis nad nagu arvasid, et ma kuidagi ma ütlesin vicious vist või midagi või ütlesin mingit, mitte vicious, ma kasutasin ühte ingliskeelset sõna hästi deliberately, ehk siis otse tõlkega, otse tähendusega, ütlesin ka neile, et kulge, come on, nagu, et see ei ole üldse, et see on see sõna, kuna see on unpleasant for senses ja inimesed arvasid, et ma tegelikult lihtsalt solvan ja siis tõenäoliselt tulid raporteerisid mu video kohta või report ja siis YouTube võttis maha no question ask kõik, aga et see oli nagu kindlasti just see väärt video, mille võiks lihtsalt panna uuesti üles, aga jah, et Instast ka enam ei tee midagi, seal on natukene näha, aga ma ütleks, et see Gen 2 vibes võib-olla võiks jätta lingina, on väärt vaatamist, võib-olla natukene veel midagi, pildid, asjad, materjalid tohutult, asju on ikkagi veel hard drive'idel, seal enam, no see on lihtsalt uskumatult palju materjali, mis sai tegelikult kogutud, mis läks lihtsalt kogu aeg drive'i ainult, et Facebookis ka muidugi personaalse konto all on igasuguseid jaburaid pilte, mis on kõik üles võetud seal igasugustest brändidest või situatsioonidest või fake prantsuse linnakutest, mis on täiesti nullist tehtud prantsuse stiilis linn, eks, et siis sa lähed sinna tööd tegema, ainult et kõik asjad on suletud, sest sees pole mingit elu. Ainult mask. Wow. Ja lõpetuseks et lõpetuseks tahaks ka öelda tegelikult, et see elu seal, sa ei tunneta seda režiimi väga, sa pigem elad väga vaba elu ja sa tunned, et sa oled seal palju vabam kui siin, sest sa oled kõikidest nendest sotsiaalsetest mingitest kammitsatest vaba, mis siin on sul kui inimesel oma ühiskonnas. Ja siis seal sa oled vaba selles, sa oled suhteliselt spetsiaalses staatuses ja sa oled välismaalane, sa oled, eriti kui sa oled läänes, sa oled nende jaoks väga kena, väga tahetud sõber, isegi kui see võib olla väga pealiskaudne kõik ja väga raske on sõpru luua, siis kokku võttes sul on selline eristaatus ja kedagi väga nagu ei huvita, mis sa teed ja sul on lihtne elada, raha teha,
ja sa oled suht apoliitiline, sa võid hiinlastega rääkida sellest, nemad on suht apoliitilised, neid ei huvita ja isegi kedagi huvitab, siis ta ei ütle suurt midagi välja, aga ajapikku sind hakkab närima see lihtsalt ära tõesti, et tegelikult seal küsitakse vähe küsimusi, nad on üsna ühe puuga löödud laias laastus, et nad on kindlasti täiesti propaganda ohvrid, meie mõistes jälle ja meie siuke väike demokraatia ongi jube õrn ja õhuke ja on kogu aeg ohus, et kui rääkida üldse sellisel toonil, et sellised süsteemid, mida Hiina, kus ta ikkagi 1,4 miljardit suudab niimoodi hallata, on enneolematu ja nad on, neil on see propagandamasin ja see riigimasin, mis algab lasteaiast, kus ma alustasin tööd, mis oli mu esimene kogemus üldse näha, et me 4-aastastega marsime sõjaväemarsse ja vaatame videosi. See on mulle, kui keegi politoloogia taustaga tuleb, on ju, rahvusvaheliselt suht tõeline šokk. Et selle pilguga vaadata, jah, Hiina on üsna karm koht, seal on tohutult pinget, nii sotsiaalset kui poliitilist just sellega, et mitte keegi ohustaks ühte parteid, vaid sellepärast, et see partei on tegelikult tõesti raudrusikas ja neid ikkagi vaadatakse ja ainukene hoop on neile antud see, et tee raha. See on ainukene ebajumal, et tee raha ja väga paljud väärtused, ka vanad, on müüdud kõik raha pähe, et ja kõik see asi, mis sa siis lõpuks avastad, näed, et Isver, ma ei jõua siin kaua olla, et ma tulen ära, eks, et kaua ma ikka naudin seda enda vabadust, sest mina sisuliselt kogu aeg löön peaga vastu seina, et sisalt seda sisu, see ei ole tegelikult laias laastus, väga vähe on seda. Seal on väga vähe erandeid, keda sa kohtad, kes on nagu väga teistmoodi või teistmoodi mõtlevad. Ja. Aga on õnneks, ja see on see hope, vaata. See lootus on see, et mingid, ka siukses suures mehhanismis hakkab mingi muutus toimuma võibolla selle poole, kus sellest võib saada natuke vabam ühiskond, kui ta praegu on. Aga sest ta on juba vabam kui see, mis ta oli 80-ndatel, 90-ndatel või süva 70-ndatel, kus Mao Zedong tegi täielikku terrorit 30 aastat järjest, et jah. Praegu on ikkagi miksitud kapitalismiga päris tugevasti, jah? Jaa, ei, ta on täielik state capitalism ja see on pigem äärmuskapitalism juba selles suhtes, et seal loeb raha tõsiselt, ostab kõike ja siis teiseks on see, et äritegevus on tegelikult üsna lihtne ja ta on kindlalt ees kui Vene või pool Euroopat, sellepärast juba, et seal on nii lihtne äri teha. Seal on madalad maksud, seal võib kõik avada, seal võib kõik teha. Tegelikult on täitsa avatud äritegevusele ja kõik müügiks ja siis ja state on siis, riik on see, kes kontrollib väga suuri ressursse. Ja ta miksib need siis eraettevõtlusega. Ta ei lase suurte ressurssidel minna kordagi erasse. Ja kui keegi tõuseb eraettevõtlusest kõrgeks, nagu Jack Ma, Alibaba looja, siis ta peab olema parteidega väga heas suhetes, isegi kui ta ei astu otse parteisse. Ma ei ole muidu fakti tšekkinud, kas ta on astunud või ei ole, aga tihtipeale astutakse, sest siis kõik läheb ladusamalt. Ja jah, et mitte siit uut juttu on üles võtta, aga see on siis see kokkuvõte, mis 5 aastaga on, mis sunnib lõpuks ära tulema. Mõni on seal 10 ja ta tuleb ikka ära, eks. Mõni teeb lapse seal lõpuks, siis ta tuleb lapsega sealt ära, sest ta ei taha lastele seda haridust. Ja kindlasti, kui kellelegi meeldib raamatuid lugeda, võt selle peab meelde jätma. See oli siis Wild Swans. Mul on kahju, et ma lugesin seda alles aasta eest, siis kui ma olin juba aasta Eestis olnud. Et kui ma oleks lugenud seda juba siis 2013, ma oleks saanud paremini aru, kus ma olen. Võib-olla ma oleks kartnud natukene rohkem režiimi, mis oleks pannud mulle rohkem seda biasit, seda eelarvamist juurde, sest ma olin siis nii tühi leht ju. Aga ma oleks saanud rohkem aru inimestest, et nad on käinud väga kurva teekonna läbi ja nad on ikkagi inimesed, nii et ja neil on samad unistused ja samad mured ja rõõmud, nad on lihtsalt teises kultuuritsoonis ja neil on väga jõhker jälg jäetud ühiskonda ja sellest ei räägita. White Swans. Ja Wild Swans on siis 90-ndate lõpus valminud 30 miljonit kopit müünud, ülipopulaarne tõsielu sündmustel tuginev story, mitte romaan. See on kirjutatud ühe naisterahva poolt,
kes oli üks esimesi, kes 76. aastal, nagu Mao suri, sai välisõpilaseks Britanniasse, jäi sinna, sai temast kirjutaja ja siis ta vanaema ja ta ema rääkisid, või ta ema vist oli põhiline, kes rääkis hästi palju mälestusi, ta pani need kõik kirja, monteeris need kõik kokku oma mehega, kes oli ka kirjanik, britt. Ja sellest valmis raamat ja sellest valmisid veel hiljem ka seeriad, et Wild Swans on siuke asi, mis võib pisara silmi tuua, ütleme ausalt. Et jah, et see on, võib eesti keeles ja minu arust on inglise keeles oleks hea, võib kuulata ka, aga ma arvan, et minu meelest oli see juba eesti keelde tõlgitud, jah. Originaalkeel siiski inglise keel. Hiina keeles on ka olemas, aga ilmselgelt täielikult keelatud Hiinas, aga ta on Taiwanis ja Hongkongis olemas, inimesed on lugenud seda. Wow. Ja. Aga mul on olnud ülipõnev 1,5+ tundi. Mul silme väga tõus. Hea meelega teeks siuke staffi teinekordki. Et ma tunnen juba, et siit tuleb nagu päris palju veel. Siit võib tulla päris palju ja siin võib olla lausa temaatikaga, nii et 10 mintse sellest, 10 mintse tollest ja alapunktid, et me saime siin päris oma jagu kaetud nüüd üldpildis. Cool, aga super, thanks sulle. Aitäh sulle ja kõigile aitäh, kes kuulasid, vaatasid ja järgmise korrani. Ja nägudeni.